Tere armas kuulaja, tere armas vaataja. Tänane osa, toksiline positiivsus. Veidikene clickbait on see pealkiri, aga avan natukene tagamaid, et miks see on tegelikult oluline teema. Tegelikult ma võin tunda kõiki tundeid ja ma ei pea olema vägisi positiivne või endast emotsioone eemale tõukama. Räägime sellest, mida teha. Räägime sellest, kuidas on tegelikult okei kõigest rääkida, tugevusest, nõrkusest, pausidest ja isegi seksini jõuame välja. Mina loodan, et sulle see osa meeldib. Head nautimist. Igatahes tere. Sa kuulad ja sa vaatad kogemusnõustaja Silver podcasti. Mina olen Silver Kleiman-Leiman. Ma olen päris mitu asja. Ma olen kogemusnõustaja. Nüüd ma leidsin endale lõpuks sellise supernime ka, et ma olen depressiooni taltsutaja. Ja see tuleneb minu ühest workshopi harjutusest, kus inimene on milleski ebakindel, ta häbeneb mingit külgi endast näidata. Minu puhul on see siis depressiivne külg. Ja äkki aitab nagu sellest, et ma nagu ei suru seda alla või ma ei tee ennast kellekski teiseks, vaid ma mõtan selle enda omaks, sest ma ei saa seda depressiivset poolt endast nagu ära lõigata. Siis mul on vaja lisada sinna üks sõna otsa, mida ma olen õppinud sellest, kuidas see mind tugevamaks on teinud. Ja see ongi õppinud mind seda taltsutama. Ja siis nüüd ma olengi depressiooni taltsutaja. Päris mitu kuud läks selleks tööd, et üldse jõuda. Ma valisin 52 sõna seast, mida ma häbenesin, ja see läks taga sai. Ja vabal ajal mulle meeldib lihtsalt olla looduses, jalutada hästi palju, joosta, trenni teha, valmistun ka maratoniks. Minu elu esimene, ma hakkasin aastal 2022 jooksma. Nii et ma ei tea, mis sellest tuleb. Aga mul on hea meel, et sa oled võtnud hetke seda kõike siis kuulata ja vaadata. Kui sa soovid abi, kui sa vajad nõustamist vaimse tervise osas, eelkõige depressiooni ja ärevushäire osas üldse, kuidas nagu saada, kuidas nagu olla inimene, kellel on hea vaimne tervis, siis anna mulle märku, kirjuta mulle kas sotsiaalmeedias või kirjuta mulle meili. Kõikidest kohtadest leiad mind üles kogemusnõustaja Silver nime alt. Ma olen üsna avalikus kohas, kui sa kuuled vahepeal mingeid teisi sounde, siis see on okei. Ma olen tegelikult Tallinna linnas sees, ma olen lihtsalt tulnud loodusesse ja ma loodan, et läheb hästi. Nagu eelmises osas oli see, et ilus päikeseloojang ja siis hakkas mingi mürgel pärast minuti pealt, kui saate lõpetasin, kohe hakkas pihta. Toksiline positiivsus. See on üks asi, mis mind on täiega kõnetama hakanud. Ja üldse nagu, kui vaadata veits numbrid ka, et Tervise Arengu Instituudi ja Tartu Ülikooli vaimse tervise uuringust tuleb välja, et 20% Eesti inimestel, 20% Eesti inimestel on ärevushäire risk ja 28% Eesti inimestel on depressiooni risk, mis on täiesti haige. Ja see on aasta 2021 ja 2022 kestnud uuring, et päris jõhkrad numbrid tegelikult. Ja nagu see võib mõjutada ka seda gruppi või seda olemist just, et kus ma surun alla teatud osa iseendas. Et mul on mingi tunne, mis on näiteks ebameeldiv, masendav, ärev, stress, aga ma pean tegema head nägu. Tegema just sellist olekut või tooma endast sellist olekut välja, et kõik on korras. Ja toksiline positiivsus ongi olukord, kus see positiivsus ignoreerib seda tegelikku olukorda. Ja see on ka siis, kui inimesed üldse nõuavad ka teistelt, et ole õnnelik, vaata asju pigem heast küljest, aga tegelik olukord on täielik clusterfuck, täielik shitstorm. Et on nagu põhjust või et on nagu põhjust ennast kehvasti tunda. Ja enda tunnete alla surumine ei ole üldse
hea minu vaimsele tervisele ja see ei ole hea minu füüsilisele tervisele. Sest mul on absoluutselt igasugune õigus tunda ennast kehvasti ka, kui ma soovin. Ma võin selle vastu võtta. Kui mul on halb olemine, kui mul on mingi masendus peal või kurbus, ma võin seda tunda. Ma ei pea seda kuskile eemale endast tõukama, sest mul on õigus neid tundeid tunda. Ja samamoodi ka teistel on õigus neid tundeid tunda. Ja mina nagu ei tohi kelleltki seda ära võtta ja keegi teine ei tohi ka seda minult ära võtta. Ja ma ei pea alati lohutama teist inimest, et mõtle positiivselt või vaata parem neid häid külgi või et mis sa sellest nagu murest ikka muretsed. See on väga oluline, need tunded läbi töötada ja neid tundeid tunda. Ja levinud on ka selline eksiarvamus või müüt, et kui ma ennast kogu aeg õnnelikuna ei tunne, siis mul on midagi valesti. Või kui ma ennast kogu aeg hästi ei tunne, siis on samamoodi midagi valesti. Ja niipea, kui tekib sellest heast olekust mingisugune muu enesetunne või emotsioon, siis kohe on esimene mõte see endast kuskile eemale lükata või ma ei taha seda tunda või ma tahaks ainult hästi tunda ennast. Ja siis ongi päris keeruline siin maailmas navigeerida. Sest ma olin ise seda teinud. Just kui ma tundsin ennast ärevana, stressis, ma mõtlen just aastaid tagasi, siis kui mul oli veel see elu põletamise periood, siis ma nagu tegin kõik endast oleneva, et nagu nende tunnete eest põgeneda, ma ei tahtnud tunda neid tundeid. Ja minu esimesteks valikuteks oligi alkohol, mõnuained, pidutsemine, et ma lihtsalt nagu sain põgeneda selle jama eest. Aga täna on jälle kontrastiks, on ju, nii kui mul mingi raskus on või kui mul mingi mure või probleem on, ma lasen sellel olla. Ja see ei pea kohe hetkega lahendatud ka saama. Tõsi, mingid asjad on küll, mis on homne päev vaja ära teha, nendele ma keskendun enne, on ju, aga need, mis on kaugemas tulevikus, on ju, need on kaugemas tulevikus ja vaadates ajas tagasi, ma olen siiamaani enda kõikide murede ja jamadega nagu toime tulnud. Küll teatud hindadega. Aga siiski, ümbritsev keskkond ka mõjutab palju. Et kui ümbruses on ka kombeks kõigest põgeneda, lahendada muresid, otsides vastuseid pudelipõhjast, ehk siis räigelt tina panna, räigelt aineid teha, on ju. Et siis see nagu ka ei ole lahendus. Ta töötab ajutiselt, ta töötab väga hästi, noh. Selles mõttes, kui ma aineid tegin ja kui ma nagu pidu panin ja tina panin, on ju, et nagu ma tundsin ennast nagu, et kõik rahunes, kõik oli hästi, on ju. Aga täpselt nii kaua, kui see kõik mõju üle läks ja siis oli veel 1000 korda hullem. Ja kui ümbruses on ka inimesed, on ju, et kui sa näiteks ennast avadki, ma olen avanud ennast päris mitmetes kohtades ja ma olen kõrvetada saanud ja ma hakkasin ka nagu sellepärast põdema, et võib-olla siis tõesti on mees selline, kes tundeid ei näita ja kellel on kõigest nagu pohhui täiesti ja tegutseb ainult enda huvides. Aga ma avasin lihtsalt endast valedel inimestel tuleb välja, sest mida rohkem ma olen teadlikumaks saanud enda tunnete osas, seda rohkem olen õppinud neid ka endast välja suhtlema. Selles osas just, et kui ma lasen tunnetel ligi, suudan ma hakata mõtlema, on ju, kust kohast need pärinevad või kas minu elus on millestki puudu, kas ma ise jätan midagi tegemata, kas ma olen ümbritsetud vale keskkonnaga. Ja siis, kui ma neid järjest lahendama hakkan, on ju, saan ma sellise väga uuendatud kompassi endale, mida miski tähendab. Ja kui ma oskan neid ka välja suhelda, siis, või endast nagu välja öelda, on ju, siis kaob ka see ära, on ju, et keegi teine ei pea mõistatama, mis minu sees toimub. Ja samamoodi vastupidi, on ju, et kui kellegi teisel midagi on, siis ta võib sellest vabalt mulle ka rääkida ja tekib nagu mõistmine, mitte ei pea mingeid vihjeid lugema
või andma nagu läbi kaudsete žestide kuidagi seda edasi. Aga mis need raskused ja need ebamugavused ja siuksed emotsioonid, mida ma ei taha tunda, mis need nagu õigupoolest on? Et ma olen aru saanud, et raskused just ongi need, mis kõige rohkem arendavad. Ja ka samamoodi kurbus, samamoodi masendus, kaotus, millestki ilmajäämine, ebaõnnestumine. Et sealt ma saan nagu kõige rohkem infot, mis mind edasi viib. Muidugi nõme on ebaõnnestuda või nõme on uuesti kuskilt otsast peale millegagi hakata. Aga minu võimuses on teha kõige paremad ettevalmistused ja kui ma päriselt tegingi kõige paremad ettevalmistused, eks, siis ma ei saa enda parimast veel paremat kuidagimoodi anda, sest mul olid siis need teadmised ja uued teadmised jõudsid minuni siis, kui ma sain selle tulemuse kätte, kas ma siis õnnestusin või ebaõnnestusin. Ja samas see on ka selline hall ala, et milliste kriteeriumite või milliste mõõdikute järgi ma defineerin enda edukust või enda õnnelikkust. Et kui need on paika pannud keegi teine, siis paratamatult on mul väga keeruline olla õnnelik või tunda ennast edukana, aga kui ma määratlen need ise, mis teeb mulle rõõmu, mis valmistab mulle õnnelikkust, kuidas ma defineerin enda edu oma teekonnal, siis mul on poole lihtsam ennast paremini tunda. Ja noh, ei pea nagu vägisi tegema seda head nägu, kui on raske. Et ma võin ju selle kõik vastu võtta ja kui keegi ongi minu ümber, et nagu ongi, korrutab seda mantrat, et mõtle positiivselt ja küll üle läheb. No fuck you, noh, mida sa tahad? Las ma olen ka kurb vahel, et mul on vaja seda endale ligi lasta, et ma saaks jälle millestki teisest rõõmu tunda. Ja keegi ei ole keelanud mul enda üldist heaolu toetada, tehes just neid tegevusi, mis mulle meeldivad, mis mind toetavad, näiteks liikumine, hea toit, seks, trenn, saun, lõõgastumine spaas näiteks, meelelahutus või mingit täielikku ajusurma ka vahelduseks vaadata. Ja see nagu annab mulle juurde, see hoiab mind pinnal, see annab nagu sellise positiivse hoiaku, olgugi, et mul on sees võib-olla mitte kõige parem olla. Ja nagu see toobki mind selleni, et ei pea nagu vägisi tegema ennast õnnelikuks või rõõmsaks, et ma võin korrutada endale. Kõik on hästi, see läheb üle, kõik on homme juba parem, Muidugi positiivne mõtlemine on alati teretulnud ja lootus, et see on väga tähtsal kohal. Samas ma pean lubama endal ka olla kurb vahepeal või tundma üksindust või masendust või kõiki neid tundeid. Ja see on täiesti okei. Sest emotsioonid, kõiki võib tunda ja samamoodi ka mõtted, kõiki võib tunda. Jumala okei, korra juba suhtlemist mainisin, et jumala okei on nendest rääkida. Sest noh, kui me võtame näiteks, me oleme siin omavahel diskussioonis, siis sina ei näe minu pähe, minu sisse, mina vastupidiselt samamoodi ei näe sinu sisse ja sinu pähe. Ja see kehtib kõikides suhetes samamoodi, alustades töösuhetest, sõprussuhetest, paarisuhtest, lihtsalt koos elamisest, selles kontekstis, et on nagu inimesed, kes jagavad ühist elupinda või on nagu ühiseid ülesandeid täitmas töö juures. Et ma ei pea mõistatama, mis sinu sees toimub. Ja vastupidiselt, sina ei pea mõistatama, mis minu sees toimub. Ja näiteks tööl olles, mida ma hakkasin ka hiljem praktiseerima, et ma võin olla tööl selline inimene, kes ütleb, et kuulge, mul on täna siuke päev, kus mul on jube palju paska. Muidugi ütlen seda delikaatsemalt, et ma ütlengi, et mul on täna ülihalb päev. Mul on palju enda peas toimuvat, enda sees toimuvat, aga ma olen siin, ma olen kohal. Ma ilmselt
vastan vähem, ma vastan napisõnaliselt, ma võib-olla soovin rohkem omaette olla, aga see ei ole kuidagi seotud teiega või sinuga. Ja see on lihtsalt selline päev või äkki on homme ka, aga see on lihtsalt, mis läheb mööda, ma tean enam-vähem, mis ma tegema pean, ma pean lihtsalt selle enda peast läbi töötama ja selles mõttes kõik on okei. Siin ei ole mitte midagi isiklikku, lihtsalt mul on täna niisugune olukord. Ja see on ju nagu mõistmine, et ma teen endast teatud tahu lahti teiste inimeste jaoks, näitan neile, mis mu sees toimub ja ma ei pea nagu selle pärast süüdi tundma ennast, et ma ei saagi ju kogu aeg olla see, kes nagu on 100%, kogu aeg kütab, paneb täiega, mul on ka neid päevi, kus asjad ei tule nii välja ja teine päev, kus ma tunnen, et kurat, nagu poole tugevusega teeks asju, aga tuleb perfektne tulemus, et noh, need varieeruvad ja kogu aeg ei ole nagu selline ühesugune. Ja nagu kõik me tahame olla tugevad, nii vaimselt kui ka füüsiliselt me tahame tugevad olla. Ja selles mõttes, jumal okei, peamegi olema tugevad. Ja kui me soovime endast selle kõige parema välja anda, siis muidugi me tahame alati saada seda makstulemust, teinekord miinimum selle panusega, aga kui ma nagu annan endas toimuvast teada, siis see tegelikult ei ole nõrkus, see on hoopis tugevus. Just tugevus selles kontekstis, et ma vaatan seda kui sellist emotsionaalset tarkust või emotsionaalset intelligentsust, sest ma olen õppinud, ma olen esiteks saavutanud, oma emotsioonidega kontakti, ma olen saavutanud kontakti enda sisemaailmas toimuvaga, ma olen saanud kontakti enda mõtetega, ma oskan määratleda enam-vähem, mida miski tunne tähendab või kust kohast see pärineb ja mis on sellised potentsiaalsed lahendused. Ja kui ma oskan ka neid edasi anda, ma ei pea nagu olema selline kallurauto, mis on kuhjaga tundeid või probleeme täis, ja ma ei lähe nagu kellegi teise juurde ja siis ma ei vala seda talle peale, vaid ma osavalt, üksikasjalikult või siis üliväheste detailidega annan lihtsalt edasi, mis toimub ja see on ju meeletu tugevus. See teeb ju õhkkonna hoopis turvalisemaks selles kontekstis, et kaob ära selline nähvamine ja sihuke plahvatamine ja või umbes, et ongi, et keegi küsib, et kuidas sul on, jäta mind rahule või mis sinu asi on, Ma võin seda teha muidugi. Samas, kui ma annan mõista, et lihtsalt kuule, täna ei ole minu kõige parem moment, aga ma teen tööd selle nimel ja ma usun, et ma saan juba õige pea lahendused kätte, siis see on ju tunduvalt parem. Teine oskab ka arvestada ja kui keegi teine räägib seda mulle, siis äkki ma oskan teda hoopis aidata milleski. Ja samamoodi, kui ma suhtlen endast midagi välja, siis äkki keegi oskab mind aidata. Sest no, inimesed on nõus aitama, väga paljud meist. Aga kui me ei küsi abi, siis kas keegi teab üldse abi pakkuda? Ja muidugi enamasti on meie mured ja probleemid sellised, millega me saame üksi tegelikkuses väga hästi hakkama. Ja nagu sellest rääkimine ei ole nõrkus ja kusjuures, mis ma olen nagu avastanud enda teel, kuidas olla või mis ma olen avastanud enda selle taastumise teekonnal, et olla siis inimene, kellel on hea vaimne ja hea füüsiline tervis, on see, et mida rohkem ma sõnastan enda sees toimuvat, mida ma rohkem ma suhtlen seda endast väljapoole, mida rohkem ma kirjutan enda mõtteid üles, seda suurem arusaam mul tekib iseendast. Muidugi see ei pruugi toimida kõikidele inimestele, aga ma siiralt soovitan, sest nagu seda müra on nagu peas kogu aeg. Aga reaalselt, kui ma kirjutan oma mõtted ja tunded välja, kas siis paberile või märgmikusse või siiasamma arvutisse notes idesse, siis mul tekib see nägemine, et ma näen, mis siin toimub ja mis siin toimub. Ja siis ma saan nagu paremini otsustada nii, et kas see nüüd on nagu kriitiline asi või see on lihtsalt sihuke nagu pseudo asi, et kuidas on inglise keeles see must have ja want, et üks on see, mis on nagu rangelt vaja, et
toimida, ellu jääda, aga teine on mingi sihuke soov, tahtmine, et ma ei tea, seal on nagu ilus no mul on F1 nagu jõhkralt meeldib, onju, kui seal on praegu F1 masin, onju, millega ma saaks sõita, onju, ma nagu kohe tahan, onju, kas see teeb mu elu kuidagi teistsugusemaks, paremaks, annab see mulle midagi juurde, jaa, kindlasti. aga kas see on mul ellujäämiseks vajalik, ma ei ütleks, onju. või ma olen näiteks 4 päeva ilma vedeliketa olnud, onju, siis ma näen järsku vett, onju, siis jaa, see on mul põhiprioriteet, mul on vaja seda, et ellu jääda. ma ei tea, kas oli kõige parem näide. aga kõige selle juures ongi see, et kui ma kunagi hoidsin asju endale, surusin alla, ei rääkinud. ja kusjuures nagu joomise puhul oli see ka, et kui ma jõin, siis ma tihti jäin ennast pillituks. aga kõik see, mis ma olin nagu alla surunud, tuli mingi hetk nagu plahvatades välja, ma põhimõtteliselt flippisin ära, ma ei tea, nutsin, halasin, järsku tuli kõik üles, onju, ja siis järgmine päev kõik oleks nagu korras, onju. aga nüüd täna ma teen seda regulaarselt, konstantselt ja mul on see olemine rohkem tasakaalus. muidugi mul on päevi, kus mul on nagu, ma nagu mõtlen, et miks ma mida teen üldse. või ongi periood, kus nagu mul on peas endal sihitud mingid tulemused valmis, ma tahaks neid kätte saada juba, onju, aga need on nii kaugel veel, siis mul on see, et nagu millal see peab tulema, onju. ja ma tunnen ennast veits kehvemini või. aga samas, kui see esimene tulemus tuleb, siis on kohe motivatsioon, lähme, teeme. aga see on joomise näitaja tagasi juurde tulla, onju, et see, kui ma surun alla, ei räägi, ei küsi abi, ei näiteks ei hooli enda nagu sellest vaimsest tervisest, onju, siis see on pigem nagu nõrkus. nõrkus ongi hea näo tegemine, kui tegelikult on olukord täiesti ilusalt öeldes perses siis. sest nagu sellise käitumisega ma teengi endale rohkem kahju, kui ma teen endale head. ja see nagu, ma räägin, see vaimne pool ja füüsiline pool on nii kuradi tihedalt omavahel seotud. ma kunagi ei saanud aru sellest üldse. ma mõtlesin, et nagu, et tuleb treenida ainult ühte, onju, ma treenin oma mõistust, onju, et siis on kõik hästi, aga kurat, keha tuleb ka treenida ja neid mõlemaid korraga ja üks aitab teist kaasa, sest näiteks kui, ossur raisk, mis ämblik, kui kui teha ainult ühte, onju, siis teine jääb unarusse ja kaob see sümbioos ära omavahel, onju, aga kui ma näiteks treenin ennast, ma näiteks teen kõige lihtsamaid treeninguid, ma lihtsalt teen välijõusaalis, tõmban lõuga, teen tipse, kõhulihaseid ja muud säärast, onju, aga see nagu, ta on ebamugav, ma ei taha seda teha, aga ma teen seda, sest see aitab mul siin rahu hoida. ja kui ma ei tee seda, siis siin läheb nii käest ära, et ma räägin, et see, kui ma mitte midagi ei tee, siis see koht siin, see on päris õudne koht, kus olla. aga niipea, kui ma hoian ennast nagu liikumises, samal ajal võtan ka hetki puhkamiseks, onju, siis on selline hea harmoonia. aga samal ajal ma pean ka siin, onju, hoidma kõik teravana. mis mind aitab, ongi see, et ma olen avastanud lugemise just selles võtmes, et kui ma loen, hakkab mingi storyline käima, mingi film hakkab käima silmade ees, onju, ja see aitab mul ülemõtlemist leevendada kusjuures. et ma olen ülemõtlemise ka võtnud osaks iseendast, onju, et ma ei taha sellest lahti saada enam, ma pigem kasutan seda supervõimena, onju. aga kui ma jätan lugemisse unarusse, kui ma näiteks ei kirjuta pikalt, onju, siis see koht tahab siin stimulatsiooni saada, et hakkab ise nagu genereerima mingeid asju, ülemõtlemist nagu siis negatiivses kontekstis, et ma hakkan kujutama ette mingit stsenaariumi, et äkki mul on midagi viga või midagi sihukest, onju. aga ma hoolitsen vaimu eest, keha eest, see on kõik hästi. kogu aeg ei saa ka grind ida nagu see hämster on wheel, et tuleb time out'e ka võtta, tuleb puhata. ja puhkama peab osata. puhkama peab oskama. Jesus. täiesti haige on see, et ma tegin selle kohvi kodus. ma tulin siia sihuke 30 mintsa. see on mul peaaegu siin ka mingi pool tundi seisnud lahtise korgiga. ja see kohvi on siiamaani kuum. Thank you Matkasport for a good termos. soovitan
kõigile minna, kes otsib endale mingit varustust või matkageari, põhimõtteliselt lähed uksest sisse, sa ei pea mitte midagi teadma, aga sulle juba tuleb teenindaja vastu, kes põhimõtteliselt teeb sinu eest kõik ära. Hinnaklassi samamoodi ei pea kartma, seal on nagu absoluutselt igas hinnaklassis. Ei ole sponsor post, ei ole promo, mul lihtsalt meeldib, kui ma ise ei pea kõike tegema, sest see kõik, mis sa praegu näed, see podcast, minu kodulehed, kõik need sotsiaalmeediakanalid, on ju, et seda kõike ma teen üksi ja ma olen aru saanud, et mul on vaja abi varsti selles, et seda kõike hallata. Aga õnneks on ka AI olemas, on ju, kes seda aitab, et ma räägin kontrast selle vahel, et kus ma pean kõik ise tegema ja kontrast, kus minu eest tehakse kõik ära, on ju, et vahel on ka hea seda nautida. Aga puhkamisest rääkides, et kui ma ei tunne ennast hästi pikalt, siis mul on ka õigus nagu aeg maha võtta, päriselt. Et kui ma olengi energiast tühi, kui mul ei ole jaksu, ei ole jõudu, siis on okei võtta päev-kaks täiesti iseendale. Ma ei pea kuskile tormama, ma ei pea kuskile jooksma. Kui mul on mingisugused tähtajad, siis need on kõigest tähtajad. See masin siin, minu füüsiline tervis, minu vaimne tervis, on ju, mitte keegi teine ei anna mulle seda tagasi. Ja muidugi on olukordi vahel, kus tuleb ohvreid tuua, tuleb ohverdada kas unetunde, tuleb ohverdada kas enda isiklikku aega või aega perega, kuidas iganes meil kõigil kohustused on, et me peame midagi millegi arvelt vahepeal tegema. Aga see ongi vahepeal, see väike spurt, on ju. Sinna peab järgnema ka see, kus ma võtan aja maha. Et kui ma kogu aeg kasvan, on ju, koormused tõusevad, kohustused tõusevad, ei jäägi üldse seda aega enda mõtete jaoks, on ju, siis ma võingi olla punktis, on ju, kus ma lähen magama, panen pea padjale ja und ei tule. Miks? Sest mul pole terve päeva jooksul olnud kontakti iseendaga, kus ma saaks mõelda üldse, kus ma saaks tunda. Ma olen lihtsalt kulgenud kogu aeg teinud midagi. Ja siis hakkab see enne magama minekut filmilind käima, on ju. Siis ma lähen närvi selle peale, et ma ei saa magama jääda, siis ma vähklen, on ju. Siis ma korraks annan alla, tõusen püsti, ma ei tea, lähen teen midagi, proovin uuesti, jälle hakkab sama asi pihta. Ja siis lõpptulemus on see, et ma ärkan mitte puhanuna, olen natukene magada saanud, lähen siukse pahurana päevale vastu, on ju, mis omakorda väsitab mind, ma ei ole puhata saanud. Ma teen kuidagi asju siukse poolkõvaga ja siis tulemus on ka, ei ole mitte ootuspärane, siis ma tunnen süüdi ennast. Ja no siuke jõhker nõiaring, on ju. Aga kui ma võtan aja maha, teen hetke endale, olen, reaalselt puhkan, siis isegi üks päev annab nagu nii palju juurde. Paljudes ettevõtetes on ka üsna okei poliitika võtta kas päev iseendale, töötada kaugelt, muidugi jah, on sellised töökohad ka, on ju, mis on liinitöö või sihuke frontline töö, on ju, kus seda ei saa, on ju. Aga kui vähegi võimalik, pausid, isegi mikropausid päevas, see 10 minutit kuskile pigistada, kus ma ei tee mitte midagi ja võtangi näiteks selle mõtlemiseks, et see mõtlemine ei tekiks mul alles siis, kui ma magama lähen. Siis ma saan äkki aru ka, kuskohast see kõik tuleb, mis mulle ärevust, stressi, masendust, endaga mitte rahul olemist põhjustab. Ja nagu läbipõlemine ei ole seksikas asi, noh. Hea vaimne tervis, hea füüsiline tervis. See on kuum raisk. See on seksikas. Inimene, kes oskab hoolitseda enda eest, see on nagu üks ihaldusväärsemaid asju. Mitte ükski teine asi ei trumpa seda üle. Ma võin olla, ma ei tea, kõige jõukam inimene näiteks finantsilises mõttes, aga kui mul on vaimne tervis perses, nagu, mis ma teen sellega? Ja nagu ongi mehe kontekstis ka, on ju, vaimne tervis perses, on ju, siis see mõjutab ka seksuaalset poolt. Kui mul vaimne tervis tuksis, siis ma ei reageeri vastassugupoolele, ma ei naudi enam seksi, sest mu enda performance ei tööta, on ju. Siis on elu nagu täiesti mõttetu. Lahendus on muidugi tabletid, on ju, mis töötavad kiirelt. Aga reaalselt, kui ma hoolitsen enda eest, siis mu reaalselt testotase on normis. Mul on jõudu, mul on jaksu, mul on viitsimist, mul on seda nagu seda ürgset kutsungit ja see on nagu seksikas vastupidavust. Lihtsalt, kui kunagi ajas tagasi vaadata, siis oligi, kui ma nagu hakkasin kustuma, et kui mul läks vaimne tervis nii käest ära,
siis mul oli ikka täitsa tuksis, noh. Et mul ei olnud huvi seksi vastu, ma ei tea, kas see oli antidepressantidest või lihtsalt see, et nagu ma lihtsalt ei hoolinud enam millestki. Et nagu täitsa nagu, täitsa nagu mõttetu aasta elus. aga siiski on ju, kui ma toon kontrastiks selle, kui ma hakkasin enda eest hoolitsema, hakkasin päriselt vastutust võtma, et hakkasin neid probleeme lahendama, onju. Siis, mis see oli, joomine onju, kadus kõigepealt, siis ma ei teinud aineid ka koos sellega, siis ma jätsin mingi hetk suitsetamise maha, ma hakkasin rohkem liikuma ja kaal onju kukkus onju, lõpuks nägid nagu üle kõhu endast allpool toimuvat ka. Ja siis nagu tuli usk tagasi, tuli energia tagasi onju ja siis mingi hetk, isegi siis, kui ma võtsin ravimid veel edasi, nagu siuksed sisemised nagu emotsioonid ja nagu see kvaliteet ja vastupidavus ja tahe, et nagu see tuli kõik tagasi ja see laadis nagu elust nii täis, nii et see on ka üks põhjus, miks nagu hoolitseda enda vaimse tervise eest ja enda füüsilise tervise eest, et olla hea sekspartner enda kaaslasele, onju. et see annab nii palju kvaliteeti juurde. Vau, kuidas me siia jõudsime üldse? anna teada kommentaarides, kuidas sulle see väike lõigukene meeldis. ja samamoodi sa võid anda teada ka, milliste teemade kohta sa sooviksid, et ma teeksin näiteks pikema osa just siis sellises podcast'i formaadis ja kui sa annad mulle piisavalt teemasid ette, siis ma oskan ka kedagi endale kõrvale vestlema kutsuda, näiteks kas mõne teise kogemusnõustaja või mõne inimese, onju, kes on midagi läbi elanud. et nendega on eluteed kokku viinud küll ja seda oleks äge teha. seega, kui sul on mingeid mõtteid, siis ole hea, anna teada. kokkuvõtteks, see toksiline positiivsus, sihuke clickbait pealkiri, aga no tegelikult on seda toksilist positiivsust tunda, noh. et teen head nägu, kui mul on tegelikult ülihalb olla. vajaksin võib-olla puhkust, aga ma kardan, mida teised minust arvavad, kui ma võtan aja endale. sooviksin rääkida, sooviksin jagada enda sees toimuvast, aga ma ei julge seda teha, sest äkki sellele vaadatakse viltu. aga tuleb välja, et mida rohkem seda teha, seda rohkem sa leiad ka inimesi enda ümber, kes sellega tegelikult resoneeruvad, räägivad kaasa, mõistavad, siis hakkabki tekkima see vahetus, on ju, et ma ei karda enam olla mina ise. võin vabalt mina ise olla. see mina ise olemine peaks olema kõige lihtsam tegevus, aga ometi on see millegipärast nii keeruline, et ma ei tea, kust see tahtmine tuleb, olla keegi teine või olla keegi selline, kes igale poole sobitub, kes ei tõmbaks üles konflikte, peaasi, et kõigil oleks hea, ei oleks mingit hõõrdumist, aga nurke on vaja, sest konfliktidest nagu sünnibki nagu mõistmine, sünnib nagu armastus, sünnib nagu areng. et julge olla mina ise. ma proovin iga päev olla mina ise ja ma proovin nagu järjest rohkem endast seda välja tuua. mul siiamaani on väga valusad nagu minevikumälestused selle koha pealt, kus ma tahan olla mina ise. aga see on minevik, see enam ei ohusta mind. ja ikka on nagu, läheb korda, onju, mida teised arvavad ja mida keegi mõtleb. aga elu on näidanud, et kui ma olen mina ise, siis ma leian ka enda ümber neid inimesi, kes haakuvad minu sees toimuvaga ja mina haakun nende väärtustega ja siis tekibki kokku selline ilus kooslus. aga see ei tähenda, et kui inimesed klapivad omavahel, et kõik on kogu aeg hästi. ei ole. jumala perse läheb vahepeal. aga see ongi osa tundmaõppimisest ja võlu sellest koos eksisteerimisest. ja see on ilus. kui sa soovid osaleda minu workshop ides, anna mulle ka teada. Need on mul kutsetega. ma ei taha mingeid event'e teha, sest ma ei taha siukest nagu mingit, ma ei tea, guru rolli võtta, aga äkki ma peaks tegema event'i ka, see on lihtsam. kui sa soovid tulla nõustamisele, samamoodi anna mulle märku. kirjuta mulle ka kogemusnõustaja Silver sotsiaalmeediakanalites või sa võid mulle meili saata silver@tervevaim.ee, sa võid ka mulle helistada.
nõustamine on lihtne, sihuke 45 minutit. saame siin lähedal kokku, Nõmme turuplatsi juures, teeme jalutuse, kõnnime siit ka mööda, jõuame täpselt sinna turuplatsi juurde tagasi. ja miks mulle just meeldib seda värskes õhus teha, on see, et me ei istu kuskil kinnises ruumis, me liigume, liikumine toob head mõtted, liikumine annab hea enesetunde ja üldse see näiteks, mis ärevust põhjustab minu sees. Mandeltuum, on ju, kui ma siin liigun ringi, siis see pool minust saab rahuldatud. ta registreerib potentsiaalseid ohte, ta vaatab, et ma kuskile ei astuks, mis on ohtlik, et ma ei komistaks trepi peal. ja kui ma pärast olen kodus, teen oma toimetusi, on ju, siis see pool on kõik asjad nagu kätte saanud, on ju. kui ma seda üldse ei teeks, on ju, kui ma istuks ainult toas, oleks oma peas, on ju, siis see pool hakkabki pead tõstma, ta hakkab ette kujutama mingeid stsenaariumeid. näiteks Kaitseväes oli üks jumala hea harjutus või olemine. meil oli positsioonide kaitsmine, me kaevasime endale kaevikud ja mängisime läbi stsenaariumi, kus siis vastane tuleb mingi teatud kellaaeg ja me pidime siis nagu olema valmis ja lahingusse minema, aga kaitsma oma positsioone. see oli sihuke hiline oktoober, varane novembri algus kuskil sealkandis. ööd olid pimedad, läks nagu täitsa pime, noh ikka kottpimedaks ja külm oli ka normaalselt. ja siis olen seal oma kaevikus, püstikaevik, ehk siis ma sain tervenisti sinna sisse minna ja ma vist vaatasin konkreetselt ühte sektorisse. ja ma olin seal tunde ja jah, võitluskaaslased on kuskil vasakul ja paremal pikkade vahedega, et põhimõtteliselt oledki üksi seal. ja kui vaatad pimedusse ja oled seal üksi, hakkad asju nägema, hakkad asju kuulma, mida tegelikult ei ole, aga ongi see, aju jääb ennast nagu valvel, reageerimisvalmis ja tead ka, et potentsiaalselt on midagi tulemas, on ju. et ma vaatan nagu ärevust ja üritan ka sama pilguga vaadata, nii et see on signaal. ja kui ma hoolitsen selle eest, et mu keha saab tegeleda nende potentsiaalsete ohtudega igapäevaselt läbi liikumise, on ju, siis tegelikult on kõik hästi. seega jah, kui sa soovid tulla nõustamisele, anna mulle teada, kirjuta mulle vabas vormis, helista ja näeme juba järgmises osas. ma loodan, et sulle meeldis, kui sul on ettepanekuid, anna mulle samamoodi teada, mille kohta uus osa teha. ja näeme juba järgmine kord. olge mõnusad. Tšau.